Tere, kallis lugeja! Sinu käes on raamat Välgu Mihkli ja Kirsiõie seiklused Kilulinnas. Miks mul on käes 3 raamatut? Sellepärast, et sellel raamatul on 3 erinevat lõppu. Vaata nüüd oma raamatu viimast peatükki ja vaata selle pealkirja. Mis on selle nimi? Minu peatüki nimi on Kogu pere reis. Kui sul on teine lõpp, siis saab nüüd kuulata, kuidas see peatükk või see raamat lõpeb. Alustan sellest kohast, kus Mihkel ütleb. Mamma, nii lahe on võrrelda erinevaid aegu ja näha, et mõned asjad on ajas nii hullult muutunud. Mõni asi aga on täpselt samasugune, ütles Mihkel mõtlikult jäätist limpsides. Tõtt räägid, noormees, vastas mamma lustakalt ja jätkas unistavalt. Mõelda vaid, et hooned siin vanalinnas on püsinud samasugusena juba sajandeid ja püsivad täpselt samal kujul veel aastasadu. Nendel vanalinna tänavatel on kõndinud miljonid inimesed kõikidest maailma nurkadest. Siin on olnud erinev võim ja toimunud kõiksugu sündmused, aga need hooned püsivad ikka samamoodi. Sellel hetkel kõlas mamma telefoni kõll. Mamma vaatas telefoni ja ütles lastele saladuslikult. Mul on teile täna veel üks suur üllatus varuks. Lähme, jalutame mööda Harju tänavat. Mamma, sul on üllatuse otsa, hüüdis Mihkel rõõmsalt. Mõne hetke pärast kõndisid nad mööda Harju tänavat ja järsku märkas Mihkel, et neile vastu jalutavad ema, isa ja Vahvel. Emme, issi, karjatas Mihkel ning hakkas nende poole jooksma. Hetk hiljem taipas ka õie, et see koeraga jalutav paar ongi päriselt tema vanemad ning jooksis hirmsasti kiljudes ema ja isa suunas. Kuidas teie siia saite, küsis Mihkel üllatunult. Tema ja õie kallistasid vanemaid ja Vahvlid kõvasti. Tundus, et see embamine ei saa kunagi läbi. Pere, kalli! Eks me olime mammaga kokku leppinud, et tuleme teile vastu, vastas isa. Tere, Kirsi-Mari! Tere, kullakesed, ütles Mari, kes oli ka nüüd lõpuks nendeni jõudnud. Kas oli hea üllatus, lapsed? Parim, karjus õie rõõmsalt ja kallistas taas oma vanemaid. Jeeru, kui lahedad riidetel seljas on, hüüdis ema. Kas mamma lasi need teile spetsiaalselt keskaja päevade jaoks õmmelda? Nii uhked kostüümid. Mihkel ja õie jäid äkitselt vait, ega osanud midagi öelda. Nad olid ju koos mammaga vanematele mitu päeva luisanud ning ei teadnud, mida nüüd öelda ja kuidas käituda. Õnneks mamma päästis nad. See, et me tegelikult nagu kasutasime need riided päris keskajal, pomises mamma. Selle ajamasinaga või nii. Mamma nägu oli punane kui küps Mari ja see läks veelgi punasemaks, kui ta nägi oma tütre nägu. Ema, kas sa tõesti viisid lapsed ajareisile, küsis ema. Ma juba kahtlustasin üleeile, et sa võid seda teha, aga siis mõtlesin, et sa ei riski ometi laste eludega. Pidin ma oma lapsed siia kuradi Kilulinna saatma. Oot, millest me räägime, küsis nüüd isa. Ma ei saa millestki aru. Tekkis kohmetu vaikus. Rõõmus kohtumine pöördus järsku suureks tüliks. Lapsed olid vait ja veidi ehmunud olekuga. Mamma põrnitses pingsalt oma tütart, ema näost võis aimata viha ning isa oli täiesti lolli näoga. Ainus, kes sellel hetkel rõõmus oli Vahvel. Ta liputas saba ja muud kui hüples rihma otsas. Kas keegi seletaks mulle ka, küsis isa nõudliku hääletooniga. See saab olema väga pikk jutt, vastas ema. Põhimõtteliselt tegi mu ema lastega seda, mida minugagi lapsepõlves tehti, aga ma ei uskunud, et ta seda õie ja Mihliga ette võtab. Või mingi hetk võib, kuid mitte nii noorelt. Millest me ikka räägime, küsis isa taas. Ta oli alistunud ilmega, mis oli tema puhul üsna ebatavaline olek. Issi, me reisisime ajas. Mammal on ajamasin, mille tegi vanaisa Leo, seletas Mihkel. Ja, ajamasin ja ära unusta ka teleporteerimismasinad, vastas isa naerdes. Tema naer oli siiski kohmetu, sest ta polnud päris kindel, mis nali see on ja kas see üldse on ikka nali. Mihkel räägib tõtt, kallis, kostis ema. Kallike, ma ei tea ise ka, kuidas see kõik juhtus. Üks asi vist teiseni ja nii läks, üritas mamma seletada. Ema vaatas pikalt oma ema ja siis kallistas teda. Mis ma ikka pragan. Mingi päev pidi see ju juhtuma. Ka mina sain lapsepõlves koos sinu ja isaga ajas reisida. Miks siis minu lapsed ei peaks seda kogema?
Ma tean, et sinuga olid nad turvaliselt ning mingit reaalset ohtu polnud. Jah, ainult üks kord sai ajamasin märjaks ja siis oleksime peaaegu minevikku kinni jäädud, hüüdis õie. Mamma nägu hakkas taas punaseks värvuma ja Mihkel vaatas õiet kurjalt. Mis asja? Ajamasin sai märjaks. Oleksite peaaegu kinni jäänud minevikku. Ema, karjatas laste ema taas. See päev möödus lõpmatult pikkade vestluste saatel. Lapsed rääkisid vanematele oma ajarännakutest. Mamma rahustas oma tütart ning üritas teda veenda, et kõik oli kontrolli all. Ema püüdis seletada isale, et see kõik pole nali ja ajamasin on tõepoolest olemas ning miks ta pole sellest varem isale midagi rääkinud. Ning isa proovis kogu seda infot võimalikult valutult seedida, kuigi ta tundis, et pea käib ringi ja kogu see vestlus on talle täiesti sürreaalne. Päeva lõpuks oli isa nõus kõike uskuma, kuid seda vaid tingimusel, et ka tema saab ajamasinaga reisida. Okei, kallis, teeme homme siis väikese ajareisi, nõustus ema. Kogu perega, kildus Mihkel. Olgu, kogu perega, nõustus ema. Aga ainult juhul, kui reisime kuhugile turvalisse aega. Mis ajastu sulle meeldib, kulla väimees, küsis mamma Mari. Ma küsiks siis nii, et kas sellega tulevikku ka saab reisida, küsis isa vastu. Tulevikuga on selline asi, et alustas mamma seletamise.